Tere kuulamast Delfi erisaadet, mina olen saatejuht Grete Lehepuu. Me räägime täna valitsuse vahetusest ja minul on külas Urmas Jaagant Eesti Ekspressist. Tere! 10. märts 2025 läheb siis Eesti sisepoliitikas ajalukku taaskord ühe valitsuse vahetuse päevana. Mis juhtus? Juhtus see, mis on juhtunud ka kõikide endal teistel kordadel, eks. Ei suudetud enam koos kolmekesi edasi minna. Mingis mõttes on teistmoodi see, et otsest nagu tüli kui sellist konkreetset mingisugust asja nagu ei ole, aga lihtsalt ma saan aru, Reformierakonnal on taju, et sotsidega koos valitsemine ei võimalda neil teha seda, mida nende valijad Reformierakonnalt ootavad ja sellepärast otsustati sotsid valitsusest minema lüüa. Et ega selles mõttes muud ei juhtunudki. Selles mõttes oli tõesti eile hommikul veel selline kummaline olukord, et poliitvaatlejad, ajakirjanikud toimetuses, keegi täpselt ei teadnud, mis ikkagi lõpuks saab. See kõmu, et mingisugune remont tuleb, oli õhus juba nädalaid. Eeldada oleks võinud võib-olla, et vahetatakse välja mõni minister, aga et täiesti 1-0 tehakse sotsidega, see vist tuli ikkagi üllatusena. Kas sotsidel endale ka? No paistab jah, et mingil määral küll, et minul oli ka selline tunnetus, et kuna juba see asi oli ammu õhus selles mõttes, et selline rahulolematus, mingi muutuse vajadus paistis ja see jutt hakkas liikuma sellest, et sotsid võidakse valitsusest välja visata, siis minu esimene mõte oli, et okei, tahate nagu paremaid tingimusi, et sotsidega nagu läbi rääkida või sotse painutada rohkem enda järgi, et ma arvan, et see oli üks täitsa tõsine nagu nii-öelda plaani osa või üks nagu võimalik stsenaarium, kuidas asjad võivad minna. Aga see tähendas ka, et nad pidid olema valmis selleks, et tuleb teha võib-olla see nüüd järsum samm, ehk siis valitseda edasi ilma sotsideta ja lõpuks see nagu nii läkski. Et ma ei tea, kas seda oleks saanud nagu vältida sotside poolt kuidagi. Et tagantjärele on hea öelda, et vaadake igasugu märgid ja kõik näitavad, et see oli ju täiesti vältimatu. Et ma arvan, et küllap ei olnud. Aga lihtsalt see olukord oli selline, kus see lahendus paistis siis neile tõenäoliselt nagu kõige mõistlikum. Et me peame nagu aru saama siin, et kui räägitakse sellest, et Reformierakond siin hoolitseb oma reitingute eest, mõtleb oma toetusele, siis minu küsimus siin oleks, et aga millele nad peaksid siis mõtlema. Et erakond ju esindab oma valijaid ja kui nende valijate toetus näitab, et ei meeldi see asi, mis tehakse, siis tuleb teha midagi muud. Et sotsidel ju täpselt samamoodi. Et see, mida sotsid valitsuses tegid, mõnda aega paistis, et ka nende valijatele päris nagu meeldib. Seda vähem meeldis Reformierakonna valijatele, eks. Ja nüüd lihtsalt ei olnud enam võimalik oma asja seal nagu nii-öelda ühtaegu koalitsioonis ja teistpidi natukene opositsioonis nagu edasi teha. Et Reformierakond ei lubanud seda enam. Ja tal on see võimalus, kus ta saab seda nagu mitte lubada, et me võime siin rääkida mis tahes, kes mitut eelnõud takistas, kas 1, 2 või teine 3, see ei ole mingit vahet, isegi kui kõiges selles, mis toimus, oleks süüdi ainult Reformierakond, ainult ja üksi, neil on ikkagi see võimalus vahetada partnerid välja siis, kui nad seda nagu põhimõtteliselt tahavad. Et sinna ei saa midagi parata, sest me ise valisime sellise Riigikogu ja sellise mandaatide jaotuse. Et nii see olukord lihtsalt on. Kõik, kes on kuni aastani 2027 vist, Reformierakonnaga valitsus peavad arvestama selle võimalusega, et kui Reformierakonna läheb tuju halvaks, siis nad võivad kellegi välja vahetada, nii on. Väidetakse ka, et ka Läänemets ise tegelikult kompas Michaliga piire, et äkki hoopis Eesti 200 välja visata. Jah, ma olen ka aru saanud, et seda juttu on räägitud, seda kompamist on olnud.
ma ei tea, mis, eks võt siin ongi nüüd see, et kindlasti oli ka mingeid asju, mida nii-öelda Eesti 200 kuidagi venitas või takistas või lasknud teha. Aga noh, selles mõttes muidugi keeruline kujutada ette sellist varianti, sest et sellised maailmavaatelised erimeelsused on ikkagi Reformierakonna ja sotside vahel. Need ei ole nüüd võib-olla nii suured, vähemalt ei ole olnud senimaani, aga need joonistuvad praegu rohkem välja, sellepärast et see, mis meie ümber on, kõik see olukord on lihtsalt selline, mis paneb neid nii-öelda, kuidas ma ütlen, põhimõtteid või väärtusi nagu kuidagi esile tõstma ja toob need rohkem välja selle pragmaatika kõrval, mis on igapäevane poliitika, kus tegelikult on kõik erakonnad suhteliselt seal tsentri ümber, välja arvatud mõned ja suudavad nagu kenasti kokku leppida, et kui mingis asjas saab üks natuke rohkem oma tahtmist, siis teises asjas teine, aga selline olukord, mis meil praegu on, kus on vaja sellist retoorilist prõmmimist ja näidata oma sellist kindlameelsust ja põhimõttekindlust, siis tulevad need erimeelsused rohkem esile ja praegu ühe sellise nagu tulemust me näeme. Kas objektiivselt on tegelikult olukord muutunud, et selles mõttes, et sa rääkisid sellest, et erakondade reitingud on läinud alla, tõenäoliselt siis valijatele ei meeldi see poliitika, mida on aetud. Aga see poliitika tuleneb paljuski ju meist väljaspool olevatest teguritest, ehk siis kui me peame julgeolekusse rohkem raha suunama, me peame makse tõstma ühe variandina, et muud võimalust nagu ei ole ja see meist väljaspool olev tegur ei ole ju muutunud praegu. Et kui nüüd uue valitsusega lubatakse siin mingisugused maksutõusud tagasi pöörata, kas see tegelikult, kas olukord on siis muutunud, kas Eestis on maabunud mingisugune rahalaev, millega saab neid probleeme lahendada? Mõnes mõttes jah, et me saime hiljuti teada, et Euroopa Liit lubab riikidel kaitsele ja julgeolekule kulutada üle selle nii-öelda defitsiidi piiri, et on võimalik, kui riigid leiavad selle raha, siis on võimalik kulutada julgeolekule rohkem ilma enda eelarve tasakaalu reegleid nagu rikkumata. Et selles mõttes on küll nagu rahalaev saabunud või ühesõnaga võimalused, mis panevad mingitel inimestel kindlasti silmad põlema. Et aga see on sul hea point jah, et mina arvangi, et meie selline konjunktuur ümberringi on selline, mis ei soosi tegelikult praegu sotse. See ei ole neile nagu soodne. Et kui mäletate nende valimisloosungiteks, toimetulek on julgeolek või julgeolek on toimetulek, kumba pidi see parasjagu oli, aga mõte sellest ei muutu. See on nagu kõik õige, ainult et praegu on julgeolek raud, selles mõttes, Eestis vähemalt. Et kui nüüd selle kõrval räägitakse sellest, et me peame mingisuguseid programme tegema, mis kuidagi panustaksid, ma ei tea, inimeste heaolusse, tõstaksid nende heaolu, kõik muu selline, et see on kindlasti väga sotside maailmavaatega kooskõlas ja nii nad peavadki rääkima ja see on osaliselt ka õige, ainult mulle tundub, et praegu ühiskonnas on taju see, et praegu peab tegema natuke teisi asju. Ja Reformierakond püüab nüüd koos Eesti 200 kahekesi sellele nii-öelda nagu pihta saada sellele ühiskondlikule tunnetusele, et praegu me peame oma energia ja fookuse panema nagu kuhugi mujale ja ka raha panema kuhugi mujale. Ja selles mõttes võib-olla sotsid ei olekski saanud selles valitsuses nagu väga kaua olla, sest et lihtsalt see olukord praegu ei soosi võib-olla seda lähenemist, mis ju tegelikult on õige, et ega ongi toimetulek on ka selles mõttes ongi julgeolek, et kui inimesed tunnevad ennast kindlalt, siis ka see on osa nagu julgeolekust. Ainult, et praegune olukord, praegune tunne siuke ühiskondlik taju ei soosi sellist poliitikat. No Margus Tsahkna, Eesti 200 esindaja siis eilsel pressikonverentsil. Justkui nagu esimees. Nagu esimees, aga tegelikult enam ei ole. Oli, ütleme nii, teotahet täis ja uskus ikka sügavalt sellesse uue valitsuse tervisesse. Aga kui tugev see 2 partei valitsus tegelikult on? Ei ole eriti tugev.
sellist, see on hulk, see on tehtav, ka vähemusvalitsused on tehtavad, aga see on lihtsalt tohutu hulk energiat, mis kulub selle peale, et tagada hääled, energia kõrval kulub ka võib-olla kindlasti natukene raha, selle peale, et tagada hääled või mingisuguseid poliitilisi järeleandmisi kuskil siin-seal. Et see on kindlasti nagu tüütu ja ebamugav ja ta ei ole nagu väga, väga tugev, et kui tuleb kuskilt aknaaluste seast otsida 2-3 häält juurde, ühele eelnõule ühed, teise eelnõule on 2 tükki toetavad, aga see üks ei toeta, nüüd selle ühe asemele tuleb leida keegi teine, sest meil on näiteks mingi saadik on puudu ja üks on välislähetuses, kus ta kindlasti peab olema, siis on vaja veel leida kuskilt üks inimene või lükata seda hääletust kuidagi edasi ja nii edasi, nii edasi, edasi. Et see selline logistika läheb nagu keerulisemaks ja see on, nagu igaüks teab, et olmejura on see kõige hullem stressitekitaja. Et selles mõttes on see hästi ebamugav. No, kas see valitsuses, muidugi nad jätavad praegu sellise mulje, kuidas nad on kõik, kuidas nüüd on kõik parem, just kui parem pööre või parempoolne see valitsuse esimesed algatused on välja käidud, näidatud, kuidas mingid samme pööratakse tagasi, mis justkui olevat olnud nagu sotside asjad, küllap olidki, vähemalt osad. Et see jätab kõik sellise hea mulje, aga kui me jõuame nüüd tagasi sinna iga päeva, siis ei muutu mitte miski sellest, et näiteks Eesti 200 seis on ikka sama. Eesti 200 peab ikka eristuma Reformierakonnast. Et ja mida lähemale kohalike valimistel, seda rohkem nad peavad näitama, et nad on küll valitsuses, aga neil on ka mingi oma poliitika, mitte see ei ole ainult Reformierakonna poliitika. Ja võib-olla nüüd, kui sotse pole seal kõrval, on tähelepanu nendel veel rohkem, siis nad peavad veel rohkem näitama, kuidas nad on Reformierakonnast teistsugused. Et selles suhtes, ma arvan, ei lähe väga palju kergemaks, et ja nüüd muidugi teab Eesti 200 väga hästi seda, et kedagi teistselt ja enam rohkem välja visata ei ole, eks ole. Et küllap me näeme ka siin selliseid, nende kahe vahel selliseid erimeelsusi ja kus käib siuke mingi tekisikutamine, kes mida tegi ja kuidas ikkagi Eesti 200 peab välja paistma kui mitte Reformierakonna mingi sabarak, vaid ikkagi täiesti iseseisev ja tubli poliitiline jõud, kellel on mingi oma vaade, mis küll mingis kohas kattub Reformierakonnaga, aga muidu on ikka täiesti erinev. Aknaaluste jutuga sa viitasidki juba Riigikogule. Kas sotside fraktsioon on, ma võiks öelda, sama solvunud kui Läänemets või annab seal kedagi ära painutada? Võib-olla me tegime muidugi liiga Läänemetsale, aga mulle ikkagi tundus eile vähemalt, kui ta läks siis koalitsiooni nõupidamisele või koalitsiooniliikmete kogunemisele, siis ta juba enne tuppa astumist ütles ajakirjanikele, et hea küll, teen selle teatri kaasa, aga ma tegelikult ju tean juba, mis siit tuleb. Et oli küllaltki otsekohane ja noorte keeles öeldes soolane. Ehk siis, kas kuidas sotside meeleolu on, et kas ütleme seal fraktsioonis on kõik Läänemetsa selja taga või annab sealt valitsusel kedagi ära painutada? No ka neil tekkis juurde hulga logistilisi muresid, et neil on nüüd hulk inimesi, kellel on vaja mingi rakendus leida, nõunikud, kõik siuke paras ports rahvast, mingid ministrid minu teada ei ole Riigikogu kohaga, nemad peavad kuskil leidma mingi koha, mingid Riigikogu liikmed peavad Riigikogust ära minema, sellepärast, et tulevad ministrid tagasi parlamenti. Et selles mõttes kindlasti mingitel inimestel see teeb nagu tuju halvaks, et milleks me pidime nagu ikkagi nagu valitsust välja kukkuma. Ja Läänemets on kindlasti ka personaalselt solvunud, sest et ega see ei olnud ilus, nagu mis tehti, eks ole, sa oled nagu välismaal ära ja siis sulle painutatakse mingi torm siia püsti. Et aga ma arvan, et vähemalt ma tean, et sotside seas ongi inimesi, kellel on väga pragmaatiline vaade sellele asjale ja kes ka nagu tajuvad, et ega see ei pruugi neile nagu põhimõtteliselt nagu halb olla. Et see, mida nad said valitsuses teha, oli ikkagi ainult maksimaalselt kolmandiku ulatuses nagu see poliitika, mida sotsid tahavad ajada. Sest et neil olid ju seal kõrval Reformierakond ja Eesti 200, et neil läks võib-olla isegi hästi. Ma arvan, et sotsid võib-olla peaksid võtma kiitusena seda, et seda valitsust vasakpoolseks nimetati vahepeal. Et see on ju ainult puhtalt nende töö siis. Et kui nüüd rahulikult järele mõelda, siis kui varem nad said teha
maksimaalselt kolmandikku, mida nad soovisid, siis nüüd nad saavad rääkida 100% sellest, mida nad kõik tahaksid teha või oleks pidanud tegema ja mida Reformierakond ja Eesti 200 juba siis valesti tegid ja nüüd edasi veel rohkem valesti teevad. Et ma arvan, et see ei pruugi neile olla nagu halb, et nagu ma enne ütlesin, see olukord võib-olla neid väga ei soosi praegu ja opositsioonis on kindlasti võimalik nendele puudustele alustades juba siis sellest samast, mida ma ka mainisin, et kuidas hoolitsed, kuidas see erakond nüüd, valitsus tähendab, hoolitseb nüüd nii-öelda tavalise inimese eest, et näete juba ettevõtjatelt võeti siin maks nagu maha, eks ole, mida veel ei olnud isegi tulnud, aga kuidas see tavainimeste elu, nagu tööinimeste elu kergemaks teeb, eks ole, need asjad seal jäävad kõik alles ja nii edasi, et ma arvan, et nad võivad siit leida endale nagu mingil perioodil kindlasti toetust juurde, peaasi, et nad suudaksid siis nagu silma paista enda vaatest opositsioonis, et Isamaaga neil väga palju ühisosa ilmselt ei ole, aga Keskerakonnaga võib-olla küll. Kuigi ega Keskerakond kindlasti, nagu see nüüd siit soolane, on ka sotside peale, sest et sotsid on püüdnud neid nii-öelda ära nullida ja Läänemetsa sõnul otsesenu vist ju ka hävitada või põhimõtteliselt ära kaotada poliitiliselt areenilt, et noh, sellistega võib-olla ei ole väga selline ütleme, käed rinnal risti oodatakse tuppa, et noh, tulite ka nüüd siia, jah, et no vaatame. Aga oma asja nad saavad kindlasti ajada, nad peavad lihtsalt, nad on seda juba alustanud, sellist opositsioonis olekut, kui me neid sõnumeid vaatame, nii et selles mõttes ma arvan, et kui see pettumus nagu üle läheb sellest, kuidas sinuga nagu ringi käidi, siis tegelikult võib sealt võib-olla leida ka nagu positiivseid asju, mis sellele erakonnale kasuks on ja mis omakorda on need riskid, millega Reformierakond pidi arvestama, kui ta sotsid üle parda viskab. Kohalike valimiste eel opositsiooni sattuda on tegelikult magus koht tõesti, et Eesti 200-l enda nagu jõuõlge kasvatada nendeks valimisteks, mis sügisel meid ootavad, on palju raskem. No mõnes mõttes raskem, jah. Muidugi sotsidele saab öelda, et noh, nüüd te olete jälle räägite, eks ole, te olite valitsuses, miks te ei teinud. Et, ja nüüd on muidugi sotside raske öelda näiteks seda, et ma ei tea, valitsus peaks midagi rohkem tegema. Et te olite ju valitsuses, miks te ei teinud rohkem. Aga mida nad saavad teha, on rääkida, et nemad ikkagi tahtsid kogu aeg teistmoodi ja kõik see, mis tehti, oli selline kompromiss, kus neil oli, noh, piltlikult öeldes Reformierakonna põlv kogu aeg kõri peal, et ei saanud midagi rohkemat sealt välja kaubelda ja näete, meie tegelikult plaanid olid sellised ja sellised. Et ma arvan, see võib neile kasuks tulla küll, kui nad oskavad nüüd seda ära kasutada ja nagu pildil püsida. Et palju sõltubki sellest, mis on ühiskonna taju, et kui ühiskond tajub, et seda poliitikat praegu, mida sotsid tahavad ajada, ei ole hetkel vaja, vaid vaja on teistsugust, siis nad võivad nagu pea peal seista, aga siis sellest midagi ei muutu. Aga neil on oma toetajaskond, nad on näinud reitingutest, et see saab olla suurem, kui see praegu on. Ja kindlasti on neid inimesi, kellele ei meeldi see, mida Reformierakond Eesti 200 teevad, eriti see, et nad eelistavad ettevõtjaid, kes mingite inimeste vaates on just kui selline seltskond, kes on kuidagi väga jõukad ja ei peaks kuidagi mingisugust valitsuse poolset tuge saama. Et selliseid inimesi on ühiskonnas päris palju. Me saame nüüd neil päevil ka 4 uut ministrit. Kas sa oskad mõne nime meile öelda? Ei oska tegelikult öelda, et ei ole väga uurinud, aga noh, mõned, ütleme Eesti 200-ga võib-olla, kui te võtate selle nimekirja ette, kes on inimesed, keda te mõtlete, kes võiks olla tuntud ja inimesed, kellele on vaja ehitada tuntust enne kohalikke valimisi ja siis ka vaadates edasi Riigikogu valimiste poole, siis noh, tõenäoliselt suudate mingid 3-4 inimest nagu leida, kes võiks olla sellised, kellele erakond võiks tahta ehitada sellist oma nagu tulevikku või kellele nagu sellist personaalset brändi. Et küllap see nende hulgast tuleb. Reformierakonnaga on palju keerulisem, sest seal on pink väga pikk, väga palju erineva kogemusega inimesi. Nii et seal on seda nagu palju keerulisem nagu sõrme peale panna, et kes need võiksid olla, võib-olla isegi on huvitavam pigem see, et kes siis ei jätka, kui et need, kes siis asemele tulevad, et võib-olla sealt siis saab välja lugeda mingit hinnangut,
et Eesti 200 pigem avanes lihtsalt võimalus saada veel paari inimest pilti, kes siis saavad iga nädal silma paista mingisuguste tegevuste toimetamistega ja sellega korjata nagu ka erakonnale toetust, et erakonda ära ei unustataks. Kogu seda mürglit, mis nagu väga mürgel võib-olla ei olnudki, ta oli selline mingi hillitsev selline maakoore alune mingi laavajõgi voolas ja siis järsku sai kõik läbi juba. Aga kogu seda valitsusvahetust kritiseeritakse selle poolest, et praegu on välispoliitiliselt keerulised ajad, Eesti peab olema oma parimas vormis diplomaatiliselt ja poliitiliselt, et võib-olla ei ole õige aeg, ei ole tark, ei ole kuidagi riigimehelik aeg hakata valitsuse paati loksutama. Mis sa sellest kriitikast arvad? Ma arvan, et see on osaliselt õige, et ma saan täitsa aru, kus see loogika nagu tuleb, et ainult, et need kritiseerijad peavad nagu proovima nagu näha seda tervet konteksti, et kui see kõlab umbes niimoodi, et jah, et valitsus peab olema nagu ühtne ja ei ole aeg nagu vahetada ja tuleb teha nagu mingeid õigeid asju, aga äkki on selle taga see, et Reformierakond arvab, et ta teab, mis on need õiged asjad, aga kui ta ei saa neid teha selle valitsusega, et mitte, et ma oleksin mingi Reformierakonna toetav, vaid ma vaatan sellest vaatest, et neile on antud see mandaat seda valitsust juhtida. Ja kui neile tundub, et nad ei saa seda nagu selles koosseisus teha, siis mis nad peaksid tegema? Et me nõuame otsustavust, me nõuame mingisuguseid nagu kiireid otsuseid, siuke väga levinud ütlus on ka, et igasugune otsus on parem kui otsustamatus, et ma arvan, et sellest nad on ka nagu proovinud lähtuda siis, et jällegi, mina ei tea täpselt iga eelnõu puhul, kes on seal olnud see, kes on seda otsustamatust põhjustanud, võib-olla mõnel juhul on see Reformierakond ise, aga igal juhul neil on vaja seda käiguvahetust just nimelt sellepärast, et see ühiskonnas on selline tunnetus, et nüüd on vaja asju nagu teha, mitte siin lihtsalt nagu arutada. Ja nad on siis leidnud, et nad saavad niimoodi seda nagu paremini. Eks see näis, kas see tulemus tuleb tegelikult parem. Et mõned asjad on lihtsad. Need, mis olid sotside nõudmised, need saab lihtsalt maha tõmmata ja ongi äge. Aga kui on nüüd vaja hakata uusi asju kokku leppima, siis see ei pruugi enam nii lihtne olla. Et selles mõttes olukord jah, võib olla nagu keeruline, aga kui su ees on mingi takistus, mis ei lase sul selle keerulise olukorraga tegeleda, siis ilmselt tuleb see nagu ütleme väike selline kriis läbi elada ja siis nagu paremini edasi minna. Ja mulle tundub, et Reformierakonna inimesed praegu niimoodi arvavad, et see seis on selline ja nad leidsid, et nad on valmis selle väikese kriisi selleks nagu läbi tegema, et edasi saaks nagu minna asjad palju sujuvamalt. Kas nad hakkavad minema palju sujuvamalt ja paremini? Seda me veel ei tea, aga nad seda ilmselgelt loodavad. Saame siis varsti näha ja hoiame näppu pulsi peal ja hoiame teid ka head kuulajad kursis, kuidas asjad arenevad. Aitäh, Urmas, selgitamast meile seda pisikest. Tegelikult on naljakas nimetada valitsuse kukkumist nagu väikeseks tormiks, aga mingil põhjusel seekord tõesti selline tunne on jäänud õhku, mis teistpidi võib-olla on hea, et teeme asja ära kiiresti ja võimalikult vähe, nii et laaste lendub. Aitäh sulle veel kord, Urmas, aitäh kuulajatele ja kohtume mõnes järgmises saatmes.